aga lähme nüüd edasi, et me oleme siis grupp kolmekesi Tallinna Ülikoolist. Me oleme seotud sellise projektiga nagu Caring PT, mis see täpselt on, kohe räägime. Aga taustaks on sellel siis kaasav ja säilenõtke ühistransport. Säilenõtkus on mõiste, mis ma ei tea, kas teil on tuttav, aga igal juhul inglise keeles on see resilience ja mõte on selles, et see ühistransport peab ka kriisidele vastu ja võimalusel põrkab edasi või mitte ainult tagasi, vaid ka edasi jätkusuutlikkuse poole. Ehk siis püüame mõelda ühistransportile, mis on kriiside kindel ja samal ajal ka ikkagi teenindab siis või võimeline siis teenindama inimesi linna piirkondades. Ehk siis vaatame väljapoole linnakeskusi. Ja teine pool sellest siin on mõiste kaasav. Ka sellest on natuke juttu olnud, aga see kaasamise mõiste on tavaliselt miski, mis puudutab enamasti planeerimist ja transpordi kontekstis me kaasamisest väga ei räägi. Aga samal ajal me peame mõtlema, et kuidas ikkagi täpselt neid erinevaid või seni mitte väga ühistransporti kasutavaid gruppe ühistransporti kaasa tuua. Aga meie ülesehitus on siis järgmine, et kõigepealt me teeme väikse ettekande enne, kui me hakkame siin laudu natukene jagunema ja meil on siin mõned paberid. Põhimõtteliselt tutvustan siis, mina olen siis Tauri Tuviken, kui te veel ei tea. Mina olen linnauuringute professor, siin on lisaks Luis Treuli, kes on doktorant Tallinna Ülikoolis, Enne Kask, kes on teadusassistent ja ka Hendrikson ja Co liikuvusekspert. Need oleme meie. Ja kõigepealt Luis tutvustab lühidalt, mis see projekt on ja seejärel Õnne räägib lühidalt, mis me senimaani oleme saanud teada intervjuudega ja siis lähme küsimuste juurde. Et Luis, see nüüd natuke aega inglise keeles. I'm mainly here to introduce quickly the project Caring PT. Caring PT stands for Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment. So the PT in the end is our focus within this project. There are several of these capacities for urban resilient infrastructure within this JPI Urban Europe project, and we are a project that focuses specifically on public transport. As you can see here on the left side, we have a variety of different partners, and this is also the case because this project really works on including different stakeholders, a very research-centered approach, but also including different stakeholders from public institutions to civil society actors. Our project has 4 urban regions as a focus. The 3 of us here are representing the Tallinn University region, the Tallinn urban region affiliated to Tallinn University. And our project partners are based in Brussels, in Stockholm, and in Oslo. So all these partners are related to one of the urban regions, and we all come together to work on this Caring PT project together. We have a variety of themes that we are working on, mainly with a strong focus on co-creation and mobility justice. So the idea really behind the project is also to relate questions of urban social inequalities with public transport and to regard public transport as really an essential urban infrastructure that kind of can counter but also in a way produce social inequality. So this is at the center. Mobility justice with the 3 focus of distribution, recognition and participation. This is kind of the theory behind the project. While very applied, we have 4 central themes, and these are kind of all of the regions from the project work on these themes, but every region has one specific focus. So we have a focus on micromobility, on fares in Tallinn, specifically on fare-free public transport, but more general also fares and ticketing systems. On flexible on-demand public transport, fits very well to the presentation we just heard, and on transit-oriented development. And the ambition of the project overall is to build these capacities for resilient, inclusive and integrated public transport infrastructures prepared for natural and technological disruptions. And how we would like to achieve that, or how we approach this in this project, is through a close collaboration between researchers, planners, government, businesses and civil society actors with a rigorous research-centered approach. And maybe just to give you a short overview of the Tallinn activities that we're planning on doing, each of the region plans on establishing an urban living lab.
what we are doing today is kind of a start off and getting some ideas for how this could go on further. So this autumn we have started off with interviews with different stakeholders and experts, and I will be talking about this in a second a bit more. This winter, in the winter period, we also hope to engage more the stakeholders also with different actors from civil society and create a series of different workshops where we can kind of co-create an experiment together. And then in a year time, we are planning on making a mobility experiment with users or so far non-users of public transport to kind of test out a series of mobility solutions and how this can kind of create ideas for more resilient and inclusive transport futures. I'll pass on to Enne. Nii nagu Luis siis ütles, et alustasime juba intervjuudega, et ennast siis rohkem kurssi viia, et mis siin just nimelt siis Tallinna linnaregioonis täpsemalt toimub, kui me räägime ühistranspordist. Tänaseks oleme läbi viinud 13 intervjuud, nendest pooled umbes on kohalikud omavalitsused, Tallinna ümber, ka Tallinn kaasa arvatud ja siis kõik teised organisatsioonid või enamus organisatsioonid, kes siis ühistranspordiga tegelevad. Ja mõned siis väljavõtted siit, et kindlasti midagi meeles, et see käib siis Tallinna linnaregiooni kohta, et see kindlasti ei ole üldistatav Eestile, mõni võib-olla on, aga et midagi see meeles, et esimene asi, mis meil on nagu väga silma jäi, mida me võib-olla ei teadnud, on see, et valdadel on koolitranspordi korraldamine keskne eesmärk. Mida võib-olla paljud teist teavad, on see, et ligipääs Tallinna kesklinna on üldiselt hea ühistranspordiga, aga siis probleeme teiste linnaosade ja valdade vahel. Et Tauri siin just vaatas, et Saku ja Saue vahelt, kui sa lähed autoga, siis on 11 minutit ühistranspordiga tund aega. Et täiesti mõeldamatu selles mõttes. Üks suur asi, mis kindlasti välja tuleb, on see, et linnaregiooni ühistranspordi korraldamisel puudub ühtne visioon ja erinevatel osapooltel on erinevad huvid, et ongi nagu Elron ühel poolt, siis vallad, linnal, ühistranspordikeskused, kõik nagu on nagu ühes suunas liikumus, aga mingid sellist võib-olla kaugemat sihti tegelikult ees ei ole. Nagu ka varem on siis öeldud, et piletitooted mitte Tallinnassel on kallid ja tihti ebaselged. Samas ühistranspordi kombineerimisel teiste vahenditega on potentsiaali, et oleme siin ka täna väga häid näiteid selle kohta kuulnud. Ja lõpuks siis, kui me räägime sellest kaasamisest, siis me kuulsime, et pigem ikkagi see käib selliste kaebuste kaudu, et kui inimestele midagi ei meeldi, siis ikka tehakse kõva häält ja vahel siis ka läbi küsitluste. Aga mis siis selline võib-olla, nagu Luis ütles, et see tasuta ühistransport on meie siis uurimuses ikka keskne teema ja sellest siis ka väga palju oli juttu. Ja ütleme, et siin ikkagi väga palju negatiivset, et isegi kui me seda küsimust nagu veel ei olnud adresseerinud, siis väga palju tuli selle kohta välja, et autokasutus ju tegelikult ei ole vähenenud tänu sellele, et ühistransport on tasuta. Bussiga sõidetakse tegelikult väikseid vahemaid, mida saaks ka jalgsi või rattaga sõita. Reisijad selles mõttes koheldakse ebavõrdselt, et Tallinnastel on see küll tasuta, aga väljaspool Tallinnat elavatel inimestele siis see võib-olla ei ole väga õiglane, et nemad ei saa tasuta sõita. Samuti siis puudub tagasiside ja motivatsioon teenust arendada Tallinna linnal, kuna piletitulu ja sellest ei tõuse, et mis me siis seda teeme, kui sellest mingit rahalist kasu sellest ei ole võib-olla. Ta viib rahasüsteemist ära ja siis kindlasti on ta siis ka üks takistus integreeritud piletisüsteemi loomisel. Aga toodi ka välja siis paar positiivset asja, kui ikka küsid, siis ikka mõeldakse midagi välja, et Tallinna linnal on suurem maksutulu, mis muidugi tähendab ka seda, et siis valdadel on väiksem maksutulu. Ta pakub kindlasti võimalusi väiksema sissetulekuga Tallinna elanikkonnal siis linnas ringi liikuda ja ta toimis ka COVID ajal, et selles mõttes see teenus ei kukkunud ära. Aga lõpetame siis ikkagi positiivsetega, et natuke ikkagi on positiivset ka siin, nagu me tegelikult oleme ju täna väga palju kuulnud, et nii mitmes intervjuus tuli välja sellised laused, nagu vaikselt ikka hakkab jää sulama ja näeme esimesi pingutusi. Kindlasti see energiakriis toob meil kasutajaid juurde ja täna ikkagi see valmidus ühistransporti kasutada kasvab, et tegelikult rongid ja sellised pikama liinid on ikkagi täna üsna täis. Selle aasta siis ka esimene kombineeritud pilet. Ja avalikus sektoris on meil täna juba päris palju liikuvuse transpordi eksperte, modelleerid, analüütikud, et ei pea alati siis otsima kuskilt väljaspoolt seda abi, et liikuvusteemadega tegeleda. Aga
Ma arvan, et te olete nüüd täna siin terve päev kuulanud ja inspireerinud, et annaks teile ka siis ikkagi sõna kaasa rääkida, mõelda nende teemade peale. Et selleks ma palun teil kõigepealt teha sellised tiimid, et umbes siuksed 6 lauad, et jagage ennast niimoodi kuidagi hästi siin laudade vahel ära. Et hakkame siis pihta, et me arutame siin rohkem küsimusi ka. Ma annan teile ühe küsimuse korraga. Et alustame siis sellise küsimusega, et milline näeb välja hästi integreeritud ja kaasav linnaregiooni ühistransport 10 aasta pärast? Et arutage seda küsimust oma laudkonnas umbes 15 minutit. Võite joonistada, kirjutada, mis iganes teile meeldib. Ja siis juba lähe edasi. Mina näeksin sest kõik moodustab nii-öelda linnast koos tagamaaga. Selles mõttes ma siis küsin. Nüüd teeme sellise triki, et igast lauast 3 inimest tõuseb püsti ja läheb järgmise laua juurde. Ja paber jääb siia laua peale, ärge paberit kaasa võtke. Ja nüüd on ülesanne see, et need, kes jäid siia lauda koha peale, need võtavad selle visiooni, mis te just arutasite ja tutvustate seda nendele uutele inimestele, kes teiega liituvad. Olgu nõuda kus rong, isegi kauplus midagi. See on see sama, mis meil tee ületus olnud. Nii et tegelikult kuidas kaasaksite ühistranspordi potentsiaalseid ja ka praeguseid kasutajaid ideaalse ühistranspordisüsteemi loomisel ja keda oleks kõige olulisem kaasata? tunneid pingutanud selle nimel, eks ole, ja rääkinud ja seletanud. Hakkame peale, kus me alustasime. Ehk esimene küsimus oli küsimus sellest, et mis võiks olla ikkagi visioon, mis võiks olla see unistus ühistranspordist, eriti arvestades, et oleks integreeritud ja kaasav. Ehk siis natukene unistada, aga unistada ajaliselt mõistlikus ulatuses, ehk siis umbes 10 aastat, ei vaata liiga kaugesse tulevikku. Et kas on mõni laudkond, kes tahaks kohe oma selle unistuse või visiooni teistele ka tutvustada? Ma näen, et seal on laudkond kohe. Saate ka mikrofoni. Mis on siis tuleviku nägemuse unistused? Ühistransport on taskukohane, see tähendab seda, et ei ole tasuta. Ühtne piletisüsteem kõik ühest kohast. Ehk tegelikult on see, et kui me räägime täna reisijast või sõitjast, et ta ei pea otsima, et kaugliinibussiga saa siit pileti osta, maakonnabussiga saa siit osta pileti, linnast saan sealt osta. Tegelikult on tema jaoks see, et tema ostab ühest kohast pilet ära. Kuidas see raha jaotus pärast tagant käib, seda ta ei huvita. Tema tahab saada oma teenuse ruttu ja kiirelt kätte ja minna sinna, kus ta vaja minna. Kiired ühendused. Kui me räägime täna Tallinnast näiteks, kas või tuled Mustamäelt Lasnamäele. Kaua tuled? Autoga tuled tipptunnil pool tundi, bussiga 1,5 tundi. See ei ole kiire. Elu sees ma ei lähe sinna bussi. Et tegelikult on kiire ühendus, et me kõik ostame aega ja ostame kalli raha eest aega, et ostame auto. Kui võiks sõita ühistranspordiga. Integreeritud transpordiliigid. Ehk et kõik transpordiliigid kaasa arvatud mikromobiilsuse. Et võtan ühest kohast, kas siis rendiauto, sõidan sinna peatuse või tuleb mulle see nõudepõhine auto järgi või buss, sõidan taga kuskile nii-öelda siis keskusesse, kus on siis kiired šattlid viivad meid järgmisse keskusse, sealt lähen millegi edasi. Ma ei pea seda mõtlema ja nii-öelda otsima ja vaatama, kui saan, vaid ma tean ühte numbrit või võtan oma äpi lahti ja kohe saan ja lähen. Lihti info kättesaadavus. Katsuge täna saada peatuspunkti eest info kätte, millele buss läheb. Võimatu. Liikuvuskeskuste võrk, sellest juba rääkisin.
kus on siis keskused ja need satelliidid, nagu Tartu tõigi välja, et ikkagi kiired ühendused keskuste vahel ja sinna siis tuuakse nii-öelda siis ümberringi inimesed kokku ja saavad kiirelt liikuda. Ehk tegelikult ikkagi aeg on kõige olulisem asi. Ja ühtne koordineerimine. Olgem ausad, et täna on ju Põhja-VTK teeb ühte asja, Tallinn teeb oma asja ja nii edasi ja tagasi. Tegelikult tuleks vaadata ühtset suurt pilti ja jätta see poliitika vahelt välja. Täna poliitika segab väga palju asju. See on unistus. Aitäh. Kas mõni seenelaud tahaks lisada nüüd sellele? Et no ma mõnes mõttes räägin natuke enda eest ka, kuna meil ju ei saanud selle mõttevahetuse käigus mingit sellist konsensust tekkida, aga keegi nagu väga ka vastu ei vaielnud, igal ühel oli oma jutt, seekord on mikrofon minu käes. Nagu ka auhind. Siin on, küsimus on nagu hästi keeruline, aga me mõnes mõttes juba täna kobame pimeduses ja ma loodan, et see 10 aasta pärast nii ei ole. Vaatame tõele näkku, me ei tea isegi täna tõeseid tehtud sõitud andmeid, kust kuhu sõitud andmeid. Miks meil puudub tegelikult kontroll, me ei tea, et need aktiivsed valideerimised alati on tehtud linnapiirkonnast, millest me siin rääkisime. Me tegelikult ei tea, aga kus kuhu sõite, saame mingid algoritmide kaudu seda. Et kindlasti 10 aasta pärast me ootaksime passiivse valideerimise süsteemi. Et kui me räägime mingisugusest lihtsusest inimese jaoks, siis tegelikult saab see alguse juba sellest, millise toimingu peab tegema, et oma sõit nagu registreerida. Siis kui meil on need usaldusväärsed andmed olemas, siis me juba nagu oskame tegelikult ka ilmselt 10 aasta pärast palju paremini mingi selliste IT-lahenduste kaudu leida optimaalseid sõiduvariante. Ja teine asi on siis need nii-öelda inimesed ei taha ju seda, mida ei ole olemas. Mõtet on tahta, inimene on loogiline ikkagi. Et kindlasti peab olema võimalus nii-öelda sõiduvajadused kiiresti teada saada ja nendele ka optimaalselt või ütleme kiirelt, efektiivselt reageerida. Et kui me räägime, et toome inimesed autosse, siis me ju ei mõtle selle all seda, et kui inimesel hakkab kell 6 töö Pärnus ja ta tuleb sinna autoga, sest bussi ei käi, et siis inimene loeb transpordi arengukava ja otsib endale teise töökoha, mis hakkab kell 8 selleks, et ta saaks nagu siis bussiga tööl käia. Et kui meil on teada sõiduvajadused ja suudame nendele operatiivselt reageerida, siis kindlasti 10 aasta pärast me suudame ka luua sellise nii-öelda automaatse planeerimise süsteemi. On ta siis nüüd nõudepõhine, kindlasti arvestada ka regulaarseid juba olemasolevaid liine. Kuidas me saame need sõiduvajadused rahuldada? Laias laastus üleüldse selleks, et ühistransport oleks inimestele nagu meelepärane, et ta oleks tõesti nagu kasutatav, on võib-olla 3 asja, mille peale peab mõtlema. Kõigepealt juurdepääsetavus. See ei ole ainult buss, et ta madala sisenemisega. See on ka tee, mis viib sinna bussipeatusesse, mis on valgustatud, et inimene ei pea oma eluga riskima, eks ju. Kusjuures inimesed hoolivad oma elust ja meil oli just siin Savi tänava Pärnus tööstuspiirkonna nii-öelda bussiliikluse parandamise arutelu, kui inimesed ütlevad, et ennem lahendage ära see, et juurdepääsetavus oleks ja valgustus oleks olemas, eks ju. Teiseks on ka oluline ühistranspordi usaldusväärsus. See ei tähenda seda, et ma jälle saan teada, et jälle võeti buss käigust ära, sest raha ei ole või oli liiga vähe reisijaid. Et kui palju on liiga vähe. Me lihtsalt peame selle võimaluse, sõiduvõimaluse tagama minimaalsel moel või sellel moel, mida me siiamaani oleme pakkunud, mitte reageerima iga kord, kui nagu selgub, et riigieelarves ei ole raha või mis iganes. Omavahel siin rääkisime ka, et tegelikult me ju ei räägi ühistranspordist, me räägime regionaalpoliitikast. Kui me elaksime nagu kõik linnades, siis ei oleks mingit regionaalpoliitikat vaja, me saaksime selle raha suunata nii-öelda bussiliikluse parandamiseks, aga inimesi ei ole seal. Et ma arvan, see raha, mida riik tegelikult peaks kulutama regionaalpoliitika jaoks, võiks suures osas suunata täiendavalt ühistranspordi parandamiseks, et luua inimestele nagu juurdepääsu võimalused. See tähendab siis märksõna usaldusväärsus, et sa tead, et iga ilmaga see buss tuleb, mitte nii, et kellelgi nagu oli hea mõte, et ma bussiliiklusest midagi ei tea, võtame sealt raha ära, järelikult pole seda vaja. Ja
kolmas asi on siis vajaduse põhisus, ka millest me juba rääkisime. Et see ei ole nagu niimoodi, et nagu siin oli, et raavitsad Ivana Krassavitsa, vaid see on ikkagi niimoodi, et see peab reageerima muutuvatele vajadustele. See ei saa olla niimoodi, et me teeme sõiduplaani, menetleme, võtame kooskõlastused, lööme templi alla ja avaldame ajales kuulutuse. Ma arvan, et 10 aasta pärast on see reageerimine palju kiirem. Rohkem ma siit ise ei oskaks midagi öelda. Sander tahab. Kui sõna anti, siis minu meelest võiks olla see rõhk sellele automaatsele planeerimisel. Et teada saada, kuna inimestel on vaja sõita ja nendele siis... Efektiivsed lahendused. Ja nendele kõige parema ühenduse väljapakkumine võiks olla automatiseeritud, mitte takerduda logistikute pädevuse või aja kättesaadavuse taha. Et see on see aspekt, mis täna on meil regulaarses liinivas puudu. Meie Pärnu, Tartu ja Saaremaa näitel me seda sotsiaaltranspordis oleme juba kogenud ja näeme, et see sotsiaalne transport tegelikult võrdubki ühistransport ja nõudetransport ei ole mingi jalgratas, mis vajab teisutlemist. Ei, jah, väga hea. Et ma tahtsin öelda, et me lähenesime poliitiliselt, et küsiti ühte asja, aga siis me räägime sellest, millest me tahame. Et siis, kui küsiti see integreeritud ühistranspordisüsteem, siis me nagu vähendasime seda ja mõtlesime siis sellisele keskmisele Eesti väikelinnale, millegi pärast sai selle nimeks Kuressaare. Ja siis näeks see välja siis selliselt, et kõik toimub äpis. Seal on, kuidas öelda, ka need mikromobiilsused sees, aga suures plaanis on see nagu siis ka bussi tellimiseks. Puuduvad regulaarliinid, meil on virtuaalpeatused üle linna, teenus toimib, no siin kaheldiga, et võiks 24 tundi olla, aga me panime ikkagi 5 kuni 24:00 ja tellimus tuleb esitada 15 minutit ette ja käibki selline, kuidas öelda, siis pidev sõidu marsruudi ja plaani ümber joonistamine vastavalt selle, kust ja kuhu inimesed tahavad liikuda. Okei, nii et te mõtlesite siis nõudluspõhise transpordi peale ikkagi põhiselt? Põhimõtteliselt, jah. Võtta paarist lauast veel ka, mis on need peamised takistused? Esimene takistus on siis killustunud valitsemismudel. Ehk igaüks kisub tekki enda peale. Ja tegelikult ei ole koostööd. Teine on vähene investeerimine innovatsiooni. Ehk et olge ausad, raha ei ole. No ja see on poliitiku jagab teistpidi. Ja see on järgmine küsimus. Ja see oli järgmine. Ja, kaks vastust oli. See sobib suurepärane. Mis teie leidsite takistusteks? No, takistuste puhul võime rohkem välja, et poliitilised organisatsioonid ja erakonnaülesed konsensused ning detsentraliseeritud korraldused. Äkki siis ikka selgitame ka seda? Ühesõnaga, kui me räägime nagu organisatsioonilisest takistusest, siis ilmselgelt kui me korralduslikes piirides poliitilised siis valikud iga teatud aja tagant nagu muutuvad, siis see, mis puudutab vähemalt ühistranspordi arengut, peaks olema ala natukene nagu kaitsekulutuste kokkulepe, et ärme puudu seda. Et ma arvan, et see oleks nagu üks oluline pool. Teine on see, et me selgelt näeme vajadust ikkagi rohkem konsolideerida otsustus siis piire, et ma arvan jätkuvalt ÜTK-sid on liiga palju, meie kogu laudkond arvab seda. Ja kolmas siis, mis meil oli veel, oli see, põhimõtteliselt enam sama, et samad asjad ikkagi. Ma ei tea, kas see on sõnum nüüd siis Transpordiametile või Majandus-kommunikatsiooniministeeriumile, et veelgi rohkem keskselt korraldada. Mis teil need probleemid takistused olid? Et me tegelikult alustasime hoopis üldse mitte ühistranspordist, vaid räägime sellest, et
et sundliikumisi ei tohiks lisanduda ja las siis ja üleüldiselt on nagu see probleem on selline, et me ei tohiks nagu sellist sporaadilist nagu kuidas öelda arendamist lubada. Ja esimene asi, mis ma võib-olla kirja paneks, et ükski linnapea või õigemini ütleme positiivselt. Linnapead ja vallajuhid peaksid oma pakutavaid teenuseid tarbima. Ehk siis neil ei tohiks autosid olla. Ja ma ütlen, meil juhtuvad asjad väga kiiresti. Kui volikogud ja linnapead oma pakutavaid teenuseid tarbivad. Et see oleks mul esimene asi. Kõik need muud asjad, mis täpselt see langeb ka sinna, et mis puudutab ka linna planeerimist või siis jah, siis sellised mõisted nagu inimmõõde, sotsiaalne tänav, mis iganes, need ei jõua enne kohale, kui seda selgeks ei tee. Ehk siis volikokku ei tohiks enne pääseda, kui selle ka liikuvusalane koolitus on volikogu liikmetel läbitud. Et ei ole mõtet enne rääkida, et sealt midagi hakkab tulema, sest me oleme istunud selle sama probleemi otsas, et kui sa lähed rääkima, siis vaadatakse sulle otsa, et ei poiss, kuule. Sa ei tule mulle rääkima, kuidas asi on. Mul on vaja Tallinnast 120 kilti tunnis läbi sõita. Ja see oli mul just ühe volikogu liikmega oli paar kuud tagasi. Et unustage ära, see on hea planeerimine, siis me ei tossa nii palju seal Tallinnas. Aga võtame lihtsamaid asju, et teeme peatused korda. Et on tuulekindlus, vihmakindlus, et me pääseme üle tee. Mitut peatust Tartu maantee äärest te teate, kus on lahendatud üle tee pääs. Ühelt poolt teisele poole. Mõistlikult. Mu lemmikpeatus on Patika. Siis asja. Info ka kasutajatele, et äkki teeks selle ka, et see on ikkagi reaalajas kättesaadav ja mitte mobiilis. Sest see siin kõik on väga tore, aga kui mobiilil on aku tühi või talvel tahaks käigu pealt midagi teada saada, siis sorry. Autos on seda mugav teha. Sellepärast autos kasutatakse mobiile nii palju. Aga kui sa oled õues, siis väga ei taha seda välja võtta. Seda enam, et siis läheb aku hästi kiiresti tühjaks ka. Et tuleme nüüd reaalsete asjade juurde ikkagi tagasi. Et see analoogtehnika on mõnes mõttes päris hea. Aitäh! Aitäh! Ja jõuame veel kiirelt vaadata selle viimase küsimusega üle, et meil oli küsimus siis, mis gruppe kaasata ja kes on need kriitilised grupid ja keda võiks just kaasa tõmmata. Kuidas seda teha, kuidas seda saavutada? Kas mõni laud tahaks alustada? Ma arvan, et teie initsiatiiv on väga teretulnud, nii et ma kasutame ära seda. Ja, täname! Punkt 1 on siis läbi piloteerimise praktilise kogemuse ja kaasata kõiki ühiskonnagruppe, et mitte ühtegi asja ei saaks teha ilma piloteerimata, et ega me räägime ka nõudepõhisest transpordist täna, et Eestimaa on küll piisavalt väike, aga ka nõudepõhise transpordi jaoks piisavalt suur, sellepärast, et on erinevad piirkonnad, erinevad tihedusega, erinevad kaugused, ka seda peab piloteerima. Selles mõttes see, mis võib-olla töötab Saaremaal ja töötab Tallinnas ja siin Tallinna lähedal ja nii edasi tagasi, et see on kindlasti läbi piloteerimise ja mida rohkem on kogemusi, seda parema selle põhja me saame, kus edasi minna. Ja teine teema on see kaasata kõik ühiskonnagruppe, et loomulikult, et esmatähte saada need autosõitjad sinna bussi, ehk kui minusugune paadunud autosõitja saada bussi, siis ma arvan, et kui te minu saate bussi, siis on juba suur võit selle pärast, et siis tuleb teised järgi. Aitäh! Ma korraks ära lauda ka, me ei ole vist teiega veel rääkinud. Siin on suurel lausa enda mikrofon, aga et ikkagi gruppide kaasamine. Nojah, see oli meie jaoks selline kõige raskem küsimus ja siis me jõudsime natukene olukorda, et ega seda vana karu enam tantsima ei õpeta, et tuleb ikkagi noorte karupoegade juurde minna, et me kaasaks eelkõige noori ja lapsi ja õpetaks nemad õigesti käituma ja ühistransporti kasutama ja küll nad oma vanemad ja vanaisad kaasa tõmbavad. See oli muidu üks asi, milleni me ka ise oma mõtetega jõudsime, et kuidas saada inimesed rattaga sõitma Hollandi kogemus õnne oskab rääkida, et just nagu noorte kaasatõmbamine, kasvatada seda kogemust, et võib-olla see ka ühistranspordi puhul on tegelikult see, mis on ikkagi esmatähtis. Et kui me räägime, kui tähtis on ka valdades tegelikult koolitranspordi korraldamine. Aga veel,
olla seda lauda ka. No, meie alustasime ka selle mõttega, et kaasata lapsevanemaid ja lapsi, et praegu, kui väga palju seda autoliikumist tuleb sellest, et lapsevanemad peavad lapsed kooli viima ja siis kuskil edasi sõitma ja nii edasi, et siis kuidagi läbi koolide kõigepealt kindlustada see, et lapsed ei peaks sõltuma siis vanematest ja autodest, et saada kuidagi hästi kooli, aga siis võib-olla läbi selle lapsevanemad ka hakkavad kuidagi rohkem ühistranspordile mõtlema. Aga siis me mõtlesime, et tegelikult võib-olla lapsevanemad ja lapsed ei ole need kõige suuremad autoga sõitjad, et need on tegelikult sellised tööinimesed, kes tuleb autodest välja saada. Ja siis ka meie mõtlesime selle peale, et aga kas seal on veel lootust üldse muuta midagi või see on samamoodi selline lootusetu koht, kuhu võib-olla ei peakski keskenduma nii palju. Ja siis lõpuks jõudsime oma mõtetega selleni, et kas me peaksime hoopis keskenduma mingitele kindlatele niimoodi rühmadele niipidi või hoopis keskenduma inimestele läbi selle, millisel vahemaa nad peavad läbima. Et kes on kõige rohkem autodest sõltujad ja siis kuidas hoopis nendeni jõuda ja siis läbi selle seda probleemi lahendama hakata. Ja üks meede, kuidas seda teha, siis me mõtlesime, et on see või saaks teha sellise sihitud ühistranspordi kasutamise info või kuidagi, et kui praegu selline tüüpiline autokasutaja tegelikult võib-olla ei teagi hästi, mis ühistranspordi võimalused on, et ta arvab, tal ei ole vaja seda, ta isegi ei uuri seda, ta ei tea, mis toimub. Aga et kuidagi selline infopakett siis inimestele üldse kaasa anda, et nad teaksid, millised teised võimalused neil alustuseks üldse olemas on. Ma ikka täpsustan viimast ka. Ma kiiresti täpsustan lihtsalt, et see on iseenesest lähenemine, mida on ka mujal kasutatud, on just need nii-öelda elusündmused või life events inglise keeles, mis on just see, kui on mingisugused elurütmi või igapäevast liikumist niikuinii oluliselt muutvad olukorrad, näiteks sünnib laps, vahetatakse töökohta, vahetatakse elukohta, kus niikuinii peab uuesti läbi mõtlema, uuesti korraldama oma liikumist. Et just nendes olulistes hetkedes on selline oportunistlikum lähenemine, kus võiks olla, kus on leitud, et inimesed on vastuvõtlikumad muutuste suhtes. Et seal sihtida sellist sihitud infot ja et teha see barjäär väiksemaks, et ümber muuta, võiks olla päris hea meede. Üks mõte siit veel või tulla, nii et saate teie viimase sõna ja siis Kati vist, ma saan aru, ütleb veel lõpusõnad. Jah, see küsimus oli siis sõnastatud niimoodi, et kuidas kaasata kasutajaid planeerimisse. No kasutajaid planeerimisse ei kaasaks küll. Kasutajaid kaasaks pigem probleemide välja toomisesse, eks ole. Planeerimise jätaks ikkagi spetsialistidele. Et paraku meil on tõesti väga palju olnud poliitikute poolt planeeritud liine ja poliitikute poolt planeeritud liine selle tõttu, et on üks väga kõva häält tegev kasutaja. Üks väga kõva häält tegev kasutaja, eks ole. Et see on see, millist kaasamist tegelikult ei tahaks, aga probleemide välja toomiseks oleks kindlasti vaja rohkem kaasata. Et meile kohe tuli meelde, et tegelikult on riigil olemas selline tore tarkvara nagu Remix, kus saab kaardi peale väga kenasti kommentaare panna kasutajad. Et juhiks tähelepanu, et võiks rohkem kasutada sellist juba olemasolevat tarkvara ja võimalusi. Korraks. Ma olen nii nagu, kui just kogesin viimane kord seda, kuidas vaadake, oli see püsiühenduse nagu, interneti püsiühenduse nagu joonistamine nagu üle Eesti, et pane endast kirja ja anname sulle teada, millal me võiksime sulle nagu ühenduse koju tuua. See oli metsik info tegelikult, kui palju sealt nagu nõudlust tuli tegelikult välja. Et ma arvan, et kui sul on kaart, kuhu sa paneksidki kirja, kas või nagu data mõttes, et minu igapäevased liikumised on sellised, anonüümselt kas või, et seda crowdsourced nagu infot tegelikult ma arvan, et annaks kõvasti rohkem ära kasutada. Kus see on? Võib-olla lihtsalt teadvustamise küsimus. Väga head mõtted. Ma räägin ühistranspordist. ühe lause. Ma väga vabandan, aga ma pean ka ühe lause ikka siia ütlema lõpetuseks, et kui
mul on paar palvet, et äkki lõpetaks stagneerunud mõtteviisi ära ja ärme räägi liinist, kui me räägime ühistranspordist. See ei ole enam see, mida meil vaja on, eks ole. Ja teiseks on see, et kui räägime siin liikuvusuuringutest hirmsasti, mida me kõik siin tahame läbi viia, enne me ei saa ühtegi otsust teha, teeme mingid liikuvusuuringud. Me saame täna liikuvusuuringuga teada, kuhu need inimesed ja millal lähevad selle olemasoleva liiniga. Mitte seda, kuhu nad tegelikult tahaks minna. No. Ja ma ütlen teile, et parim liikuvusuuring, mis on täna Eestis läbi viidud, on see sama Saaremaa, Tartu ja Pärnu piloodid, kus on väga selgelt näha, sest et seal käib buss sinna, kuhu inimene tahab ja siis, kui inimene tahab, mitte inimene ei lähe sinna siis, kuhu see buss tahab. Nii et nii lihtne see tegelikult ongi. Aitäh! Aga aitäh ja tänu teile osalemast diskussioonides ja ma loodan, et teil oli oma loodkonna suuritav rääkida. Nii et meie projekt on igal juhul jätkub, nii et me tulevikus loodan, et kohtume veel ühte ja teistpidi veel. Nii et aitäh teile. Ja aitäh ja teeme suure aplausi Tallinna Ülikooli esindajale. Nii. Ja igaüks pärast maksutab endale ka, aga väga äge, kuulge, et praegu on selline hea hetk, kus minna kooki sööma, sest ma tunnen, et energia on ruumis üleval, rääkida tahaks palju, ideid on väga palju ja kui ma kuulasin nii-öelda teie vastused, siis mulle tundub, et me kõik teame, mida teha tuleks, aga miks me siis ei tee? Aga ma arvan, et tuleme selle teema juurde järgmisel aastal tagasi, siis kui meil on järgmised tunnustused välja anda. Mina tänan teid kõiki ja olete oodatud ette kooki sööma. Aitäh!